tere tulemast tagasi vaatama Dance What's Up podcasti. Me oleme Lisel ja Rebecca ning täna on külas Anna-Liisa Keskküla. Hei. Ja Anna-Liisa, äkki sa tahad natuke meie kuulajatele rääkida, kes sa oled või kust sa tuled või Kohe millega sa nii, tegeled? No ikka, eks ma tantsimisega olen tegelenud juba. Tegelikult sellega oli juba kohe meil suve alguses probleem. Mina ei mäleta üldse oma nagu lapsepõlve millegipärast. Mul nagu memory kustub mingi aasta tagant ära. Ja minul oli peas sükene fakt, et ma mäletasin, et ma olengi tantsin nagu lapsest saati. Aga tegelikult siis me läksime siis ühe koreograafiga suvel sööma ja Kangur oli ka seal, meie üks šatee-treener siis. Ja ta tuletas mulle meelde, et ma olen tantsinud alles nagu mõni aasta. Ma olin nagu mingi, ei, mis asja, ma küll olen siin mingi 16 aastat tantsinud juba, et nagu lapsest saati. Aga tegelikult ma tegelesin nagu lapsena rohkem sükse iluvõimlemise ja fitnessi ja akrobaatikaga, aga mul millegipärast oli nagu, ma mitu aastat praegu olen teadnud, et ma olen nagu lapsest saati nagu tantsinud. Aga tegelikult ei ole, tegelikult ma olen nagu teinud seda akrobõhja ja ma olin see, kes nagu flippis ringi igal pool ja ei tegelenud väga tantsuga, et mul olid siuksed elemendid, olid mu tugev külg nagu lapsena. Nii et tantsija elu on mul tegelikult avanenud suht hiljuti, nagu ehk siis nagu siuke 6 aastat, 7 aastat on alles siuke tantsupõhi olnud, aga beebina ja lapsena pigem olin siuke akrobaat, siuke iluvõimleja. Aga jah, eks ma siis tantsija olen siin mõnes agentuuris, showgrupis, šatees loomulikult ja tegelen ka praegu veel siuke pinnapealselt modellindusega, et seda ma enam nii süvitsi ei tee kui kunagi, aga siiamaani natuke süda veel läheb sellesse modellimaailmaga. Ma kuulsin, et sa oled käinud Itaalias, nagu käisid minu arust nagu treenimas ennast. Kas see oli nagu iga-aastaselt, kui ma õigesti mäletan? See tuli nagu otse siis peale Covidit või siukse Covidi ajal, ehk siis oli hästi nagu piiratud liikumine meil siin maailmas. Ja ma leidsin ühe tantsustuudio nimega siis Taure Dance ja minu emps on väga-väga suur Itaalia fänn. Mu emps oskab puhtalt itaalia keelt ja ta on tantsufänn. Ta on üldse see inimene, kes mind pani nagu väiksena painduma ja ta mind venitas lapsena juba spagaadid maha ja värki-särki. Aga ta vaatab ühte tantsusaadet Itaalias, kus siis ta on endale oma lemmikud leidnud. Seal on mingid kuulsad žüriiliikmed, kes on ka nagu tantsijad ja teevad workshop'e ja ta nagu lihtsalt lükkas mind pea ees tema trennidesse, et oli nagu mingi tammu iidol ja nüüd ma viin oma lapse sinna ja siis ma ise ei teadnud, kes ta on, ma olen nagu mingi hirmus mees appi on ja ma ei julge tema trenni minna, aga mu emps nagu oli väga excited ja elevil selle pärast, et ma saaksin seal käia ja siis me lihtsalt sõitsime Itaaliasse ühte Taure Dance'i siis suvelaagrisse ja siis ma käisin seal intensiivis ja treenisin temaga ja mingite teiste Itaalia treeneritega natukene, aga ma väga palju kokku ei puutunud, sest et poole laagri peal mina sain peapõrutuse. Ühes trennis mul üks tantsija lõi kannaga vastu pead ja ma olin nagu full on nagu selline seal ja ma ei tajunud mitte midagi ja siis mul tulid nagu itaallased appi, aga mina ei oska itaalia keelt ja ma lihtsalt, nad nagu üritavad aru saada, mis mul on ja siis ma olen nagu my head like is doing this ja nagu ma üritasin nagu öelda, et mu pea tuksub, aga ma nagu ei saanud nagu mitte ühtegi sõna enda suust välja, ma olin nagu, ma ei osanud inglise keelt ka enam ja siis nad tõid mulle jääkoti ja nad istusid minuga nagu mingi paar tundi niimoodi, et just istusin diivani ja mul oli jääkott peas, sest nad ei teadnud, mis mul toimub. Nii et see laager jäi siuke lühikeseks, aga nüüd kuna ma tulin šateesse ja siin on vaata see, et me ei käi reisidel hooaja vältel, siis see nagu šatee ajastul enam nii väga ei saa käia seal, sest et ma ideaalis käiks seal nagu iga paari kuu tagant, aga kuna meil on võistlused nagu hooaja vältel ja trennid on iga nädal, siis ma ei saa nendest puududa, nii et ma praegu olen selle Itaalia maha jätnud, aga proovin sinna jõuda suvel, kuigi see suvi ma ei jõudnud oma praeguste vigastuste pärast, kuigi ma oleks läinud ja ma nägin oma neid Itaalia tuttavaid ka, kui me nüüd talvel käisime Krõõduga Itaalias, siis ma nägin neid ja ma vist käisin 2 trennis selles Taure Dance'is, aga väga palju nüüd hiljuti ei ole seal jõudnud käia, aga kunagi ikka. Mulle väga-väga meeldib see ja kindlalt tahaksin kunagi nagu tihedamini käia seal. Kui vana sa olid, kui sa nagu see esimene laager, kui sa nagu läksid sinna? 13, 12, 13, midagi sellist jah, et nagu suht väike või 14, ma ei tea, ma ei mäleta oma lapse, mis vanuses midagi toimus, aga jah, ikkagi noor, nagu kõvasti palju olen kasvanud selle ajaga. Kas sa nagu mitte midagi ei mäleta? Kas sul on nagu mingid nagu
eredad mälestused on, aga sul on nagu üldpilt on nagu mul on see, et ma filmin kõike kogu aeg ja ma pildistan kõike ja mul on Snap, mis on mul olnud siis nagu sellest ajast saati, kui ma kunagi väiksena beebina 2016 tegin Snapi ja ma mäletan neid asju rohkem, mida mina olen endale save inud, sest et mul hästi meeldib vaadata enda Snapi memoreid, aga mul nagu ei ole mitte ühtegi elavat mälestust nagu enda lapsepõlvest. Ma mäletan võib-olla nagu seda piltmälu, mis mul on sellest Snapist, aga ma nagu, mul ei ole ühtegi elavat mälestust kahjuks. Ma ei tea, miks mul on nii, aga ma suht tihti, ma juba mingi üle-eelmist hooaega näiteks Chatees ei mäleta, mul pole ühtegi elavat mälestust sellega, ma lihtsalt olen vaadanud neid videoid suht nagu tihti, nii et ma nagu mäletan neid videoid ja ma mäletan neid hetki videotel, aga ma ei mäleta nagu ühtegi nagu enda vaatenurgast. Aga on sul sealt Snapist mõni põnev võib-olla story time meile rääkida või mingi kohutavam mälestus või just helgem mälestus või kas tuleb midagi pähe? Ja mul niimoodi vist praegult pähe ei tule, aga mul lihtsalt seda juhtub nagu hästi tihti, vaata Snapis on vaata see, et tuleb iga päev nagu memorite see flashback, mis sa tegid aasta tagasi, aga kuna mul on Snap nii kaua olnud, siis mul tuleb kuni 7 aastat tagasi Snapid siis, ehk ma iga päev saan nagu aasta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on ju, mis ma olen teinud ja ma nagu iga päev suht vaatan nagu uut filmi endast põhimõtteliselt, ma nagu ei tea, et siuksed asjad juhtunud, no ma olen vahepeal mingi okei, ma olen kunagi seda teinud, aga et see on siuke iga päev on nagu avastamist, et ma saan endale meelde tuletada, mida ma kunagi teinud olen, sest et kahjuks see kuidagi ei jää mu pähe. Okei. aga kas sa nagu läbi selle nagu elad nagu rohkem hetkes ka või sa oled just nagu mõnes mõttes inimene, kes nagu mõtleb liiga palju ette? Ei, ma olin see inimene, kes mõtles haigelt ette ja nagu haigelt üle ja siis eriti kui ma koduõppele jäin, et trennides käia siis mul oli ka see, et peale seda mul nagu millegi pärast tuli hästi siuke mugav seltskond, kellega ma kogu aeg suhtlesin ja ma nii kartsin nagu väljaspoolt inimestega suhelda, sest et kuna ma jäin koduõppele, mul tekkis nagu kindel nagu mugav sats, kellega olla ja siis ma olin see, kes täiega üle mõtles nagu alati enne mingit kokkusaamist pean läbi mõtlema, mida ma räägin, kuidas ma olen, kuidas ma vaatan ja kõik nagu see, aga siis ma kuidagi, mu ema pani mulle aru pähe, et tegelikult pole mõtet stressata nii palju, et nagu YOLO on mu üks nagu main motost, mida ma kogu aeg ütlen enne, kui ma midagi hirmsat, ma olen nagu YOLO, nagu mis mõtet on nagu karta, nagu sa pead nii või naa selle ära tegema, teises juba nii, et sa naudid seda, mitte et sa nagu mingi stressad läbi selle, onju. Aga jah, pigem on siuke, elan hetkes, aga ma pigem hästi tihti filmin kõike, et ma nagu saaksin seda hetke siis uuesti läbi elada. Jaa, okei. No just mulle ka väga meeldib nagu jäädvustada asju. See on nagu, sa ei jäta ikkagi nagu kõiki detaile oma elust meelde, kui sa näed neid nagu klipiks, siis tulevad nagu mõnes mõttes tagasi meelde. Või sa lihtsalt nagu, et nagu ma tegin seda, et ma ka nõustun, et mulle nagu endale ka väga meeldib see formaat. Ja sama, kui mul telos nagu rohkem mälu oleks, ma oleks kõikidest asjadest pilti, aga noh. Ei, aga sellepärast ma snappingi, sest snap ei võta nii palju telomälu kui no tavaline. No ma ei saa snappi ka teha, mul on mälu on nii täis, et mul nagu mitte midagi kuskilt ei võta juurde. No siis küll. Ma ostsin endale 2 terabaiti. Nagu selle, ma ostsin nagu telefonis ja siis ma sain nagu arvutimälu täis, mul oli seal mingeid asju ja ma ostsin nagu mulle välise nagu väike, nagu kõvaketta. Parim asi reaalselt, nagu kõik mu mingi, terve eelmine suvi või nagu mingi haigelt faile on seal, et nagu parim otsus alles kõik nagu, kui mingi editimised ja kõik asjad on, et nagu see väline kõvaketas nagu siit tegelikult nagu haiget aitab. Peaks ka endale soetama. Käin lihtsalt kõvakettaga ringi, no tahad pilti või? Okei, no ma kohe vaatan. Ei, ta on reaalselt nagu nii suur. Ta on nagu üliväiksed, nagu sest nagu mul on nagu kodus vanem ka, sest ikkagi nagu mu perest on tulnud see ja meil on nagu see kast, nagu see raske kast. No see võtab küll nagu ikka mahtu, aga ma ei tea, kus on enam. Ma armastan neid asju. Ja ma just hiljuti nägin mingi TikToki, mingi Maria Rannaväli TikTok äkki. Ja siis ta ostis endale ka uue nagu tumesinine või siis ta valis sinna kleepsu peale. Everpoomi oma. Ja siis ma olin mingi, et okei, aga nagu noh, tegelikult siis peaks ka või nagu, ma ei tea, ma hakkasin mõtlema, et ma ei ole mingi YouTuber omadega, et mul nüüd oleks nii väga vaja seda. Aga tead, võib-olla siis soetan. Ja sest see on nagu, meil nagu kogu aeg nagu nii ei vaata neid pilte ja videoid. Ja kui tõebki see, et nostalgia hetk, kui lihtsalt igav, sa saadki nagu selle välja võtta ja samas sul on nagu telefon puhas.
eriti kui nagu mina, kes nagu saalis käib, filmib nagu ennast kogu aeg ja sul on mingi 12 minutit, aga sa tahad nagu kogu aeg filmida ennast ja neid analüüsida, et siis ongi see, et kui on nagu head, kui nagu telos on palju ruumi. Ja saab need panna nagu sinna kausta hiljem kuhugi ja siis vaatad mingi 5 aasta pärast sa nagu mingi mida ma tegin nagu. Kuna me räägime siin nagu oma mingi mälestustest ja mingitest asjadest, siis kas sul on mõned nagu mingid nagu tantsuga seotud nagu sellist nagu hetke või mälestust, mis on sul nagu no ikka nagu meeles või nagu see on nagu highlight'id pigem. Vaata nagu see, mis see on? See, kus on need ajutegelased või need pahupidi, vaata. Ja seal on väiksed kuulikesed, kas sul on ka nagu mingid kuulikesed või? No kindlasti leidub. No üks, mis mul praegu pähe tuli, on, et no alustame algusest. Mina ei ole nagu üldse rahul enda tantsuperformance itega väga tihti. Nagu ma käin laval, kui mul tuleb mingi kasvõi nagu mingi väikene sentimeetrine viga, ma pole rahul sellega. Või isegi kui ma lähen grupiga lavale, mul tuleb kõik hästi välja, aga kellelgi on midagi natukene nagu läks pekki, siis ma ei ole rahul selle nagu katsega. Nagu ta ei ole 100% hea. Ja siis mul on üks performance elus, kus ma olen olnud 100% rahul endaga ja see oli Kreekas maailmamissivõistlustel talendivooru finaalis Royal Teatri laval, kus ma tegin soolot. Mul tegin soolot rulaga. Mul oli rula laval ja mul olid mingi neonriided ja mingid suured lokid ja mingi siuke ja nagu rahvast oli nagu nii palju. No Royal Teater, see oli nagu väga suur nagu lava ja ma olen nagu üksinda selle lava peal ja mul oli veel see, et ma ei saanud kasutada enda soolomuusikat, sellepärast nad ütlesid, et see annab copyrighti. Nii et mulle anti nagu samal päeval teine laul, millega ma pidin siis tegema selle sama koreograafia ja siis kuna mul oli see nagu sama päev hästi busy ka, siis ma ei saanud seda nüüd terve päev hakata harjutama, vaid mingi hommikul kuulan üle, ma olen nagu okei, davai, hirmus, ma ei tea, kuidas ma hakkama saan, aga no eks näis. Ja siis enne lavale minekut ma olin ikka väga närvis, nagu ma mõtlesin, ma minestun ära siin onju, aga ma läksin lavale ja ma tõi kõik perfektselt välja. Nii perfektne ma pole mitte kunagi suutnud nagu tulla sama tundega lavalt enam maha ja see ongi nagu üks kord elus, kui mul on olnud tantsuga nagu 100% rahul. Mul on kokku neid nagu performance'id olnud 3, millega ma olen rahul, aga 2 nendest on klaveri mängimine, nii et nagu need ei ole nagu need tantsuomad, aga see on nagu see minu tipphetk, kus mul nagu see oli nii hea tunne tulla lavalt maha ja sa poleks saanud paremini. Kõik tuli lihtsalt perfektselt, nii et ta on kindlalt üks nendest kuulikestest, mis peakorteris on. Okei. Aga missivõistlus? Kuidas see oli? Sa enam ei tegele sellega? No, kuidas see nagu oli? Missid on pigem, nagu see oligi minu siis main hobi kunagi. Ma nagu tegelesin niimoodi, et ma tegelesin modellinduse, akrobaatikaga ja mingil määral tantsuga. Ja siis modellindus oligi minu number 1 hobi, mis mulle nagu väga meeldis. Ma käisin siis modellikoolis, on ju, ma nagu esmaspäevast reedeni käisin tavakoolis ja laupäev-pühapäev Tallinnas modellikoolis ja siis modellikool ka ikkagi õhtuni välja, et nagu, et mul ei olnud üldse nagu vabat aega, ma olin hästi siukene laps, kellel ei olnud kunagi nagu sõprade jaoks aega. See juhtus alles siis, kui ma nagu jäingi koduõppele, kui ma nagu jätsingi kooli põhimõtteliselt ära, siis mul tekkis aega nagu actually sõpradega ka hängida, aga enne seda ma olin täiesti nagu ainult hobide peal. Ja siis missivõistlused on siuke, et Eesti missivõistlused on suht rahulikud. Nad on nagu ikka, et on nagu talendivoor ja siuke üheõhtune võistlus põhimõtteliselt siis. Ja siis, et minna siis maailma missivõistlustele, sa pead ära võitma Eesti missivõistluse. Ja siis ma võitsin ära Eesti missivõistluse, mitte küll esimesel korral ma jäin teisele kohale, ehk ma sain esimese printsessi, aga järgmisel aastal ma siis võitsin ja siis sellega mina kvalifitseerusin siis maailma missivõistlustele. Ja maailma missivõistlused, no need on nagu ikka next level, need kestavad nädal aega. Ja sa oled nädal aega, siis minu missivõistlus toimusid Kreekas siis. Me lähme Kreekasse, me maandume lennujaama ja sellest hetkest, kui sa jõuad lennujaama, sind hinnatakse. Ja sind hinnatakse nagu 24/7 ja siis sul tulebki nagu see mingi võistluse mingi tiimist inimene tuleb sulle vastu, viib su bussiga siis hotelli, igal pool registratuuris hinnatakse. Seal on nagu inimesed, kes nagu juba jälgivad, kuidas sa käitud, kuidas sa räägid, kuidas sa oled, kuidas su tavaolek on. Ja siis oledki nädal aega selles hotellis kinni, kõik toimubki selles hotellis, välja arvatud siis kõige viimase õhtu gala, mis on selles Royal Teatris siis, aga kõik on selles hotellis, see on suur 5 tärni hotell, mitmekorruseline, palliruumid, kõik söögiruumid, kõik asjad ja siis see missivõistlus ongi nagu
siuke, et ainuke koht, kus sind ei hinnata, on sinu enda hotellituba, sest et sinna keegi sisse ei tule. Aga neid žürii liikmeid oli umbes 25, nii et nad on nagu hotelli peal laiali kogu aeg ja siis nad nagu ikkagi nagu märkavad ja nad küll ütlevad, et nad ei hinda, aga tegelikult nad nagu hindasid terve aeg. Ja siis oligi hommikuti, me lähme kõik koos ka sööma, nad vaatavad, mida sa sööd, kuidas sa sööd, palju sa sööd, no kõik nagu oli kogu aeg tähtis, sa pidid kogu aeg olema sirge seljaga. Ja siis meil on mitmetunnised nagu catwalki trennid põhimõtteliselt, see catwalk oli siis erinevate voorude jaoks ja siis selle lõpu Royal Teatri nagu selle gala mingite voorude jaoks, et me harjutasime neid catwalke, seal on haiged süsteemid, nagu need ei ole lihtsalt edasi-tagasi, vaid on nagu kindlad countid, millal keegi läheb ja siuke hästi pikalt võtsid need proovid aega. Ma keeldusin istumast nendes proovides. Ma olin nagu mingi, mina olen nii tubli, et ma seisan terve aeg. Ja siis ma terve aeg seisin. Nagu, lihtsalt kogu aeg. Terve proov, lihtsalt iga päev seisin seal. Mul nagu lõpuks tuldi nagu ütlema ka, et sa võid istuda. Ma nagu, ei, mul on kõik hästi. Ja ma kogu aeg seisin. Ma ei lollitanud ringi. Ma olin hästi viisakas, siuke hästi hoitud, kogu aeg juuksed sätitud. Ma olin hästi siuke, hästi korralik seal. Ja siis ongi, iga õhtu toimub ka mingi üritus siis selles nagu palliruumis. Ongi, meil oli näiteks üks õhtu, selle nimi oli Friendship Party, kus siis on iga riik esindajad on teinud siis nagu ringikujulise laua, kus on siis nagu nende riigi toidud. Ja meil oli seal mingi kilu ja mingi rukkileiba ja no mingi siuke eestimaised asjad. Ja siis no kõik seal olid mingi taist, olid mingid ussikesi ja nagu mingi hästi nagu erinevaid siukseid toite ja siis sa pidid käima ka teiste laudade juures ja proovima neid. Ja siis ma mäletan, ma läksin kogemata tai laua juurde. Ma olin nagu mingi, ma ei julge sinna minna, ma ei taha neid ussi süüa, vaata. Ja siis ma kogemata kuidagimoodi satun sinna. Ja siis täpselt see mingi üks žürii liige tuli koos minuga, et ikka vaadata, kuidas ma nagu olen seal. Ja siis see tailane hakkab nagu suruma mind, et ma selle ussi sööksin. Ja ma nagu, aga ma õnneks kuidagimoodi suutsin sellest ära laveerida. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen hästi naljakas, siis ma viisin oma emsile selle ussi. Ja siis ma nagu, seal peab hästi vaata korralik olema, aga mu ems ehmatas niimoodi ära, et ta viskas selle ussi ja see uss lendas kuhugi žürii laua juurde. Aga vist keegi ei saanud aru, aga see oli nagu korraks nagu oota, me peame nagu korralikult käituma, see oli hästi naljakas moment minu jaoks. Aga jah, siis seal Friendship Partyl toimus ka nagu enda riikide nagu tutvustus ja siis sul on nagu hästi palju modelle, 25 žürii liiget, neil on nagu suur laud, kus nad on kõik 25 kesi ja siis sa lähed sinna ette mikrofoniga, hakkad rääkima Eestist, Eesti kultuurist ja siis sa pead õpetama neile Eesti tantsu, mingit, me õpetasime vist Karajani, kui ma õigesti mäletan, mingit rahvatantsu tegime igastahes ja siis nagu kõik riigid teevad seda ja siis sa pead ise õppima ka kõikide riikide nagu tantse ja siis nagu kõik see on ka see, mida nad hindavad, et kuidas sa räägid, kuidas sa oled ja hästi stressirohke, tegelikult kui nüüd järele mõelda, nagu mega stressirohke, siis meil oli ka siuksed voorud, kus me peame tegema mingi heateo enne võistlusele tulekut ja siis mina tegin siukse, et ma esimesel aastal käisin siis koerte varjupaigas siis koertele süüa viimas, nendega jalutamas, nendega mängimas, nendega olemas ja teisel aastal ma tegin nagu haigetest puudest, mis läheks muidu lihtsalt põletusse, ma tegin neist kaelakeesi ja siis need kaelakeed ma võtsin ka kaasa ja ma kinkisin igale žürii liikmele ka ühe kaelakee ja siis see oli ka eraldi voor, kus ongi nagu kõik modellid ja siis on suur ekraan, kus siis näidatakse seda heateo videot, sa pead tegema nagu ühe siukse suure video sellest, kus sa nagu räägid sellest, miks sa teed, mis sa teed, kuidas sa teed, kaua võttis, nagu siuke uurimustöölaadne video ja siis sa oled ka üksinda lava peal selle mikrofoniga, nii hirmus, ma alati kardan rääkimist lava peal, see on alati minu jaoks natukene error olnud ja siis on 25 žürii liiget ja nad hakkavad sult küsimusi küsima, see on nagu reaalselt uurimustöö kaitsmine nagu täiega siukse vibe'iga ja siis ma mäletan üks žürii liige hakkas mult vene keeles küsima, aga ma ei oska vene keelt ja siis ma nagu interruptin teda nagu poole pealt, ma ütlen, et nagu hey, sorry, I don't speak Russian ja ta räägib edasi ja ta räägib edasi vene keeles ja ta rääkis nagu väga pikalt minuga ja ma lihtsalt naeratan talle, ma nagu mida ma teen sellega, aga siis õnneks mingi teine žürii liige nagu tundis halvasti ja tõlkis mulle ära selle, aga see oli minu jaoks nagu väga stressirohke, ma olin lava peal nagu mida ma teen, nagu kuidas ma sellest olukorrast välja tulen, ma ei saa mitte ühelgi sõnast aru, mida ta räägib mulle. Ja siis ongi, mingi päev on seal talendivoorud, kus on iga modell siis teeb ühe mingi talendi, mina tegingi selle rulaga kava, onju, ja siis sellest valitakse välja siis top 5, kes saavad siis Royal Teatris ka esineda sellega.
et see on siuke suur võistlus nagu nädalajane võistlus. Me käime ka nagu sealt hotellist tegelikult ka väljas. Me käisime ühel aastal rannas ja siis seal rannas ka on alati operaatorid filmivad nagu rannas olles ka sind, kuidas sa fun'id, kuidas sa oled ja kuidas sa räägid ja siis see on väga stressirohke. Nii et nädal aega järjest lihtsalt pead korralik olema. Siis ma mäletan teisel aastal vist oligi nii, et ma käisin sellel missivõistlusel ära. Sa oled nädal aega lihtsalt nagu hästi korralikult, sa oled nii väsinud juba sellest, et sa oled selline olnud ja ma pidin minema sealt otse Pariisi Fashion Weekile ja nagu ma isegi ei jõudnud nagu Eestist läbi, vaid ma pidin nagu Kreekast otse minema Pariisi ja siis seal nagu pidin järgmise pool nädalat jutti panema veel nagu korralik olema. Nii et need missivõistlused on siuksed suured ettevõtmised, et nagu väga nagu ajaliselt pikk ja nagu väga nagu energiat kulutav. Väga suur ettevalmistus on seal, sul on vaja nagu enda kultuuriga teha nagu kleit, nagu national outfit põhimõtteliselt, siis meil igal aastal on olnud ka seal kindel nagu teema. Meil oli mingi veealune maailm ja ma olin krabi. Mul oli siuke suur punane kleit, mingi siuke lendlev, mul olid mingid tundlad peas ja mul olid siuksed suured kindad, mis olid nagu krabikindad. Siis me pidime nendes ka catwalki tegema ja siis on selle lõputseremoonia ongi tavaliselt kuld või hõbe ja siis mul oli siuke suur kuldne kleit ja siis ongi Royal Teatris ongi see auhinnatseremoonia, kõik saavad mingi suure eripreemia põhimõtteliselt, et keegi ei jää tühjade kätega, aga seal on ikkagi nagu top 3 ka. Ja siis oligi, kui ma käisin siis Kreekas, siis ma sain alguses Little Miss Euroopa tiitli ja siis mind kutsuti nagu üks kord veel, kus ma sain siis selle kõige parema nagu ökoprojekti tiitli ehk see nagu Little Miss Kindness World tiitli. Nii et see oli nagu siuke üks nendest nagu põhivõitudest seal, mis oli nagu väga tore, aga kui ma käisin Ukrainas sellel samal võistlusel, aga nagu Ukrainas siis oli natukene teises formaadis, ei olnud missivõistlus, vaid oli maailma modellivõistlus, siis seal samamoodi nädal aega järjest oli vaja jälle korralik olla, aga nüüd oli nagu ukrainlased ehk nagu hästi palju vene keelt oli igal pool ja siis mul käis igal pool emps kaasas, sest et mu emps oskab vene keelt ka ja siis ta oli hästi palju tõlkija mul ja siis seal ma mäletan, ma ühes trennis sain nagu see, et ma olin nii korralik, mulle toodi nagu mingi ekstra matt, mille peal ma saaksin pikutada, sest ma olen nii tubli olnud ja see oli ainult mulle. Siis ma tundsin ennast nii halvasti, sest et ma pikutasin ja kõik teised pidid veel harjutama seda catwalki, aga nagu ma olin terve päev pingutanud selle nimel ja see oli nagu siuke chill. Siis seal oli see, et on ka lõpus see suur tseremoonia, kus on autasustamine ja siis ma olin nagu suht zoned out laval. Ma nagu väga enam ei kuula, mida nad räägivad. No vene keeles ka. Ma lihtsalt kuulan seda, ootan, et öeldakse Estonia, Anna-Liisa, kes kuulab. Nad ei ütle kunagi üüga, nad ütlevad uuga alati. Ja siis kuulen enda nime, ma nagu lähen sinna ette vaata. Ma olen nagu täiega valmis, mul tuleb kroon pähe, lint ümber, kõik lilled ja asjad. Ja ma lähen tagasi nagu enda koha peale, nagu peaks minema. Ja siis see korraldaja on nagu, where is the Estonian girl? Ja siis ta nagu kutsub mu uuesti ette. Ja siis ma olen nagu, okei, eks ma lähen siis uuesti ette vaata. Lähen uuesti ette ja kõik tulevad mu taha, et pilti teha. Ja ma nagu üldse ei saanud aru, mis tiitli ma võitnud olen. Ma nagu mingi, okei, teeme kõik koos pilti. Ja siis ma lähen lavalt maha, ma lähen backstage'i ja mu emps nutab. Ma olen nagu, miks me nutame? Ta on nagu, sa võitsid. Ma olen nagu, mis asja võitsin? Ma ei saanud aru, et ma võitsin selle võistluse. Ja see oli nagu haigelt, nagu seal ma nagu sain aru, et ma olen nagu terve selle World Fashion Top Model Grand Prix võitja, mis oli nagu haige. Siis ma teen backstage'i ukse lahti, kohe ajakirjanikud tulevad, võtavad mu käes kinni, jooksevad minuga kuhugi green room'i, et muga intervjuusid teha ja see oli haige. Et need missivõistlused on nagu natuke igatsen neid, sest ma pole neid mitu aastat teinud, aga need on nagu väga stressirohked ja väga suur ettevõtmine. Nii et niisama sinna lille lööma ei saa minna. Wow. Ma rääst sõna, et see on nagu wow, kõik see jutt on lihtsalt nagu mingi... I could never. See on nagu täielik nagu, mõnes mõttes nagu filmist. Või nagu... See on nagu noh, vaata, raamatutes sa loed sellest asjast, filmides sa näed seda, aga see, et see nagu päriselt nagu, et see nagu läbi elanud kõik seda. Ma olen siis 3 korda seda kokku teinud. 2 korda siis maailma missikatel ja 1 kord World Fashion Top Model ehk siis 3 nädalat mu elust on läinud nagu sellele suurele võistlusele. Sa rääkisid, et seal on need 25 kohtunikku, kes siis nagu mööda hotelli käivad ringi.
kas sa nagu kohe alguses tead nagu nägupidi, et et tema on lihtsalt tuimalt sa alguses ei tea, no sa ei tunnegi neid kohal, esimese päeva sa ei teagi, kes on nagu žürii liikmed, sa lihtsalt vaatad, kellel on märkmik käes. Suht selle järgi. Aga mul oli see, et kuna ma ei ole nägudega väga hea, siis ma ei jätnud kunagi meelde, kes on žürii liikmed, nii et ma olin lihtsalt kõigiga tore. Nagu vahepeal oli see, et oli päriselt lihtsalt hotelli külastaja ja ma olin taga nagu hei. Okay, nagu ma eeldasin, äkki ta on žürii liige, aga ma ei olnud nagu kindel ka ja siis ma olin lihtsalt kõigiga tore. Nii et sa alguses kindlalt ei tea, kes kõik žürii liikmed on, aga neid on väga palju. See on igast riigist on siis žürii liige. Nagu 25 riiki ja siis igast riigist tuleb üks esindaja žürii liikmeks. Kuidas teil nagu nende võistlejatel omavahel need suhted olid, et kas see oli ka nagu stressirohke või te ikkagi nagu kuidagi saite nagu mingeid sidemeid üksteisega luua või kuidas see oli? No meil oligi vaata see friendship party, kus meil oli siis kohustus teha kõigile kingitusi. See oli ka natukene huvitav, sest et modelle oli väga palju. Et kõigile teha kingitust see on nagu väga suur ettevõtmine jällegi Eestis, mida nagu hakata nüüd mõtlema, et okei, mida ma nüüd kingin nagu väga-väga mitmele nagu modellile. Siis ma tegin alati siuksed väiksed kingikotid, ma enam ei mäleta, mis see sees oli, aga ma tean, et see oli minu visiitkaart ka, et nagu need võtad läbipaistvad, kus sa tavaliselt ehted sisse paned. Et ma tegin kõigile panin sinna mingit Eesti tavaari sisse ja andsin alati neid ja siis nagu, aga see on ka hea, et sa saad kõikidelt modellidelt ise ka kinke. Ehk sul nagu, sa saad sama palju kinke nagu tagasi lihtsalt erinevaid, kui mida sa välja annad. Nii et nendel friendship partidel oli alati hästi siuke rahulik ja siuke pingevaba õhkkond, kus kõik ongi hästi sõbralikud, pigem see siuke konkurentsitunne tulebki seal Royal Teatris, kus on nagu see, et nüüd ongi kõige paremad saavad teha nagu talenti ja nagu, et seal on nagu siuke välja valituid juba natukene, et keegi juba natuke teab, kuidas neil läinud on sellel võistlusel ja siuke, seal on natuke, ma väga seal ei rääkinud kellegiga, ainult siis, kui autosustamine läbi on, siis on jälle kõik mega sõbrad omavahel, aga enne seda on natukene siukest rasket olekut, aga pigem see nädal on siuke rahulikum ikka, et need nagu sa pead ju vaata söömas käima ka kõigiga, et sa ikkagi nagu räägid, ikkagi saad läbi, sul tekivad mingid kindlad modellid, kellega sa läbi saad. Ma mäletan üks modell ühes proovis, kus ma siis hästi ilusti seisin seal, tuli muga rääkima, ütles, et õpetab mulle nagu oma riigikeeles mõned sõnad ära ja siis ma nagu õppisin neid sõnu ja siis keegi tuli ütles mulle, et sa just ropendasid, nagu et ta õpetas sulle ropsõnu ja ma ei tea, kas see oli tema puhul lihtsalt naljakas või ta üritas nagu mind kuidagi nagu alla tuua ja aga nagu igastahes ma mäletan väga pikalt pusisin ka neid sõnu, seal ma nii väga üritasin aru saada ja mingi üritasin kuidagi hääldada õigesti, aga ma täiega ropendasin seal täiega. Nii et see oli siuke huvitav, aga muidu on siuke pingevaba õhkkond ikka, et see ongi see lõpupoole, kus on natuke stressi. Kas sa nagu suhtled ka veel kellegagi nendest nagu võistlustest? Mul on üks modell, kes esimesel aastal, kui ma sain Miss Euroopaks, kui ta võitis, tema on mul siiamaani Instas sõber, me siiamaani nagu jälgime teineteist ja nagu likeime ja nagu siuke stuff, aga nagu kellegiga niimoodi ei suhtle küll. Et seal on nagu, no mul oli lihtsalt see, et näiteks Ukraina võistlusel ma ei rääkinudki kellegiga, kuna ma ei tajunud vene keelt. Ma olingi Ukraina võistlusel, ma olin täiesti üksinda mis terve aeg, lihtsalt mu emps oli mu tõlge ja ma nagu väga kellegiga läbi ei saanud, kui ainult nende korraldajate ja nende treenerite ja kõikide nendega, aga modellidega väga kokku ei puutunud. Aga Kreekas seal sa ikka räägid seal, no hotellis ka, saad vahepeal kokku, ikka vahepeal nagu siuke natuke chill down ka õhtuti onju, aga või liftis, ma mäletan üks hetk, ma olin nii naljakas, seal võistlevad poisid ka ja siis ma olin oma emsiga liftis ja siis mingi 2 poissi, kes võistlesid ka, mängisid nagu kulli nagu selle hotelli peal ja nad tulid meie lifti ja ma olen emsiga mega väsinud seal liftis ja need poisid tulevad ja nad hingeldavad nagu nii hullult, see oli vist kõige pikem liftisõit, mis ma kunagi elus teinud olen. Nad hingeldasid nii kaua ja nii kõvasti ja me kõik olime lihtsalt vait ja 2 tükki lihtsalt hingeldavad nii tugevalt, et nagu, et nad said väga hästi läbi, et ikkagi nagu mõndadel tekkisid, ma arvan, suuremad bondingud kui mul. Ma olin lihtsalt see, kes tahtiski nagu kõik hästi korralikult teha ja ma olin hästi nagu keskendunud, mida ma teen, et ma vaatasin oma igat liigutust, et ma nagu siin on nagu sõpru otsima niimoodi ei läinud, et ma lihtsalt olingi nagu enda riigi eest seal. Okay. Aga kuidas sa üldse nagu jõuad sellisesse nagu missinduse maailma või nagu kuidas see kõik alguse sai? Ma olin 10. Kui mu emps pani mind kirja kõik esimesele missivõistlusele, siis see lihtsalt leidis kuskilt reklaami, hei, otsime modelle Eesti missi valimistele. Ja mu emps nagu lihtsalt surus mu sinna ja siis sealt kohe oli see, et ma käisin sellel võistlusel ära. No, sellest ei mäleta mitte midagi, aga sealt tuli
Eesti modellikooli omanik siis minuga rääkima, et tule minu modellikooli, ma annan sulle 2 kuud tasuta nagu käimist, et nagu, et tule nagu meile. Ma hakkasin seal käima ja lihtsalt nagu sellega, et sa käid, seal tulevadki igasugused pakkumised, meil oli iga kuu nagu siuksed nagu pildistamiseksamid, nagu et iga kuu meil oli mingi photoshoot, kus siis on meil mingi kindel temaatika, kus me pidime ise siis outfit'id kokku panema ja meil olid siuksed, ta oli ikkagi nagu kool ka mingil määral, sul on nagu tunnid, meil olid kõik, kuidas intervjuudel käituda, kuidas kõndida, kõik nagu, kuidas rääkida, kõik siuksed tunnid kogu aeg ja et lihtsalt see ongi lihtsalt, ma arvan, et sa pead kellegiga olema ühenduses, et ongi natuke läbi tutvuste on siuke asi ikka. Aga kuidas neid tutvusi siis saada? Oletame näiteks, kui mina tahaksin nüüd saada missiks, siis kuhu või kuidas ma, nagu kust ma hakkan otsima neid connection'eid või nagu, mis sa soovitaksid? No see on natukene tegelikult nagu õnne peale minek ka, et kas sa puutud kokku siukse inimesega või mitte. Nagu praegu, nagu ma tahaksin enda vanuses teha seda missindust veel, siis mul ongi lihtsalt see sama koht, kus ma kunagi käisin. Nagu, sest ma olen juba nagu seotud enda inimestega, aga ma arvan lihtsalt, me hästi tihti tehakse Eestis moeshowdele avatuid castinguid. Neid tehakse Tallinnas mingites kaubanduskeskustes, need on, ma olen käinud, see on nii hirmus. See on niimoodi, et sul on nagu avatud catwalk, kus on peal mingid takistused, nagu oletame mingid, vaata Chatees on need pikad vorstipadjad, vaata. Umbes sellised padjad on pandud sellele ja sulle pannakse nagu mingid kontsad jalga ja sa pead suutma kõndida selle catwalki pealt niimoodi, et ei oleks aru saada, et sul on takistused raja peal. Ja siis nagu mingid siuksed castingud toimuvad ja siis tehakse pilte, sind mõõdetakse pikkused ja siis, aga seal käivad ringi ka igasuguste nagu agentuuridega seotud nagu inimesed, managerid ja kõik nad ja hästi tihti tulevad nagu juurde ja nagu pakuvad kontakti. Et nagu ma arvan, siuksed avalikud nagu castingud on need kohad, kus saaks nagu alustada. Või lihtsalt saata enda portfoolioid siis erinevatele agentuuridele, see variant on ka. Tegelikult nagu huvi pärast proovida seda nagu openit, tegelikult tundub nagu ülipõnev, aga ikka jah, kui nagu kaubanduskeskuses, siis sul on nagu inimesed ja nagu vaatavad. See oli ikkagi natuke hirmus, ma läksin kohale, ma olin nagu siin või? nagu nad näevad, nad kõik seal üleval kõik näevad, aga siis nagu kõik vaatavad ka, sest kui sa oled kaubanduskeskuses ja mingi moeshow toimub, sa loomulikult ju lähed vaatama seda nagu, eriti kui see on tasuta ka, nii et ta oli, ja see eriti, kui sa näed, et takistused on ka modellil laval, et see on ikkagi põnev, nii et nad on nagu hirmsad, aga see ongi see, mida nad ju modellides ootavad, et nad julged oleks, avatud oleks, ekstraverdid, ehk see on nagu, mis sa pead hakkama saama sellega. Aus ka, jah. Ma tean mingi, nüüd need battle inimesed, siis ma tean mingi battle kunagi kuskil kaubanduskeskuses ka. Et selles mõttes on nagu tore, et sa saad nagu seda nagu inimesi sinna. Samast nagu, kui see on nagu väga nagu suvalist inimeste vaatamas, et see on nagu natuke nagu minu jaoks nagu pingete rohkem. Aga nii-öelda minna siis korra nagu tagasi tantsusuunda, eks nagu hüppame korra nagu sina kui tantsija juurde, et sidemete teemal või nagu need suhted networking, et kuidas see nagu tantsumaailmas sinu jaoks on? Et kas sul on siin ka nagu mingi tutvusi või sa oled veel nagu selline, et ma alles jõuan sinna poole? No siin on nagu tantsumaailmas on kindlasti vähem tutvusi, sest et nagu ma pole nii väga üritanud kuhugi veel maailma tasemele niimoodi jõuda, et ma pigem tantsin praegu enda jaoks lihtsalt. Et no ma olen Chatees alles 3. hooaega, ma olen tegelikult väga uus siin ja enne seda oligi, ma käisin täpselt aasta enne Chateed käisin Tallinnas Karos, Karoliina tantsustuudios, siis seal on mul nagu, tekkis nagu Tallinnas siuke connection'ite siuke ala põhimõtteliselt, et mul on hästi palju koreograafi, kellega ma nüüd olen nagu Tallinnas ka koos töötanud ja ma olen nagu oma EMS-i käe all suht palju treeninud ja mu EMS on vaata nagu Itaalias connection'eid palju, nii et tänu sellele nüüd on mul Itaalias connection'e, aga siuke väga tantsus ma ei otsi neid connection'e, et praegu ma lihtsalt olengi see, kes käib grupiga võistlemas, et ma hetkel nagu ei otsi nagu enda jaoks mingeid tutvusi, vaid ma lihtsalt praegult võistlen ja tantsin nii palju, kui ma saan. Sa nagu sa võistled, esined ja nii-öelda, no ütleme, see on see, mis sul nagu tavaliselt teed, onju, et aga sul on nagu, kumba sa eelistad, kas sa eelistad nagu võistlemist või lihtsalt sellist nagu esinemist? See väga oleneb formaadist või see väga oleneb esinemisest või võistlusest. Vaata, ma käin Chatees ka liftis ja showgrupis ja lift ja showgrupp on need, kellega sa saadki esineda ja mulle väga-väga meeldivad
liftiprojektid esinemisena. Nagu lift teeb alati siukseid suuremaid projekte ja ma alati eelistaks neid suuri projekte nagu võrreldes võistlusega. Võistlusega on see, et seal on hästi palju pinget, mis mulle eriti ei meeldi, aga mulle samas nagu mingil määral ka see väga meeldib, sest see tunne, kui sa tuled lavalt maha, on nagu väga hea. Nagu see on alati siuke pingelangus ja see on ka see, mida ma nagu hästi nagu kaifin nii-öelda, seda tunnet, et mulle väga meeldib seda ka saada, et mulle ikkagi võistlused ka ikka väga meeldivad, aga siuksed suured projektid on nagu need, kus ma tulen lavalt maha ja ma hakkan õnnest nagu nutma, kui nagu lahe see oli, nagu oligi nüüd eelmine kevad oli Suudlev Tartu, mul oli 10 000 inimest nagu ees, ma lihtsalt nägin 10 000 inimest ja nad kõik nagu elasid kaasa ja see oli mu elu kõige lemmikum esinemine, mis ma kunagi teinud olen, sest rahvas oli siuke nagu ma ei teadnud, et Eesti rahvas nii lahe saab olla. Nagu ma tavaliselt on Eesti publik ikka see, kes nagu lihtsalt siuke rahulik, aga nad nagu elasid kaasa, neil oli lõbus meid vaadata, meil oli tänu sellele lõbus tantsida ja no see üldse lõppis ju sellega, et ma olin seal purskkaebus, vaata. Seda ma ei oodanud, et ma teen. See oli ka natuke, tulin lavalt maha ja siis ma olin ikka, kas ma oleks ikka pidanud seda tegema või ma ikkagi põdesin seda natuke, aga ikkagi nagu nüüd tagantjärgi mõeldes see oli ikka nagu väga-väga crazy, et ma eelistan siukseid esinemisi, ma arvan rohkem, aga ma ikkagi väga-väga armastan võistlemist ka, et sa ei saa neid kahte võrrelda väga, sest et need on ikkagi kaks väga erinevat formaati, et mõlemal on omad miinused ja mõlemal on omad plussid. Ma arvan, et nagu tantsijana nagu mõlemat on vaja. Kindlasti. Et see nii-öelda võistluspinget, seda nagu öeldakse eduelamus mõnes mõttes, nagu, mis meil eelmises podcasti episoodis läbi käis. Ja siis see nagu esinemise poole, et sa saadki nagu natuke pingevabamalt nii-öelda tantsida, aga samas sul on ikkagi nagu inimesed, kelle jaoks seda teed. Esinemiste ja võistluste vahe ongi nagu mul kõige suurem see, et kas ma tantsin žüriile või ma tantsin publikule. Et seal on nagu mingitel hetkedel sa väga soovid, et žürii sind vaataks, aga mingi hetk sa just sooviks nagu anda inimestele siis elamust, et siis nagu on hea, kui seda žüriid seal ees ei ole, vaid sa saadki nagu lihtsalt nagu vabalt olla. Aga kas läbi su connectionite, mis sul on midagi nagu peale selle Suudleva Tartu, siis midagi põnevat või nagu meeldejäävat veel juhtunud, millest sa võib-olla tahaks jagada meile? Põnevat või meeldejäävat? No eks iga esinemine on alati minu jaoks põnev. Mulle väga meeldib, isegi nagu väikesed esinemised. No showgrupiga on see, et showgrupil on alati kas siukseid galasid, üritusi, aga on ka siukseid sünnipäevi ja juubeleid, kus nagu nii palju rahvast ei ole, aga ma ikkagi nagu naudin neid ka. Kui mul on saalis 10 inimest või mul on 10 000 inimest, nagu ma naudin mõlemat selles mõttes, et mulle nagu väga meeldib see esinemisrõõm siis nii-öelda ja et mul nagu kõikidelt esinemistelt saan mingit osa nagu välja noppida, mis on siuke hea olnud. No showgrupiga on lihtsalt see, et meil juhtub alati midagi naljakat. Nagu meil eelmine hooaeg, see oli meie, ma arvan, kõige lemmikum esinemine. Meil oli üks sünnipäev ja meil showgrupiga on niimoodi, et programmides me vahetame riideid. Et meil on hästi kiired riietevahetused. Ja siis oli nii, et programm oli just alanud, ma tulen esimese kavaga lavalt ja siis meil on nagu, me vahetame riideid trepikojas. Sest et see on nagu, meil ei ole ruumi, kus me ei jõua oma õigesse backstage'i, sest meil on liiga kiire riietevahetus, me oleks pidanud minna trepist alla ja nagu ruumi, me ei jõua seda treppi kasutada. Peame seal samas riided vahetama. Ehk siis, kui sa teed ukse lahti, siis sa juba näed publikut. Ehk me peame riided vahetama nagu väga vaikselt, et kui tantsijad tulevad, siis me peame kohe seina äärde tõmbama. Aga meil juhtus see, et seal oli mingi suur rauakolakas, mingi trepp, mis meil riiete vahetamisel pähe kukkus. Ja siis see kukkus meile pähe ja üks tantsija sai ka vastu pead tegelikult, sellega tal natuke linnukesed vist olid peas. Ja siis, aga meil oli nii kiire, et me ei jõudnud sellega tegeleda, et meil just kukkus trepp pähe. Ja siis ma tegin niimoodi, et ma ühe käega hoidsin seda treppi ja teise käega ikka vahetasin nagu oma riideid edasi, sest ma pidin kohe lavale minema. Ja siis tulevad nagu järgmised tantsijad lavalt, nad teevad selle ukse lahti. Ja nagu kogu publik näeb, et meil on nagu trepp peas. Sellepärast, et me nagu teadsime, et nad kohe tulevad, aga me ei jõudnud seina äärde tõmmata, sest meil on see trepp peas ja lihtsalt see oli nii naljakas, kuidas lihtsalt nagu ma vist ütlesin kõva häälega ka, et meile kukkus trepp pähe ja siis kuulata.
saali, see oli väga funny, et oli nagu siuksed nagu ebaõnnestumised on ka minu jaoks alati nagu, ma võtan neid kui nagu naljana või nagu siukse õppetunnina, et ma ei hakka põdema seda, et mingi siuksed asjad juhtuvad, et vahepeal on nii, et ei jõua õigel ajal lavale mingi, ma ei tea, kostüüm läheb laval katki või et sa ei jõua õiget kostüümi, sellega showgrupiga juhtub neid asju suht tihti, sest et meil on mega kiired projektid. Aga me alati teeme nagu laval kõik hea ära, lihtsalt see, mis toimub backstage'is võib vahepeal väga kaos olla ja see ongi nagu väga naljakas, aga need ongi need, millele ma siis nagu tagasi vaatan, et nagu siuksed äpardused ongi need, mis on siuksed helged momendid, millele mulle meeldib ka tagasi vaadata. Need väiksed kuulikesed siin peakontoris. ja kukkus trepp pähe, see oli nii haige. Oh my god, kui põnev. Ma olen nii nagu kuidagi mis on nagu valgustatud nagu tegelikult üks esinemine meil läks laval ikkagi väga untsu, see nüüd juhtus kevadel, nüüd hiljuti. Me lähme esinema, meil on ikkagi oma tavaline programm, 2 programmi, me alati käime 2 programmiga ja siis me hakkame tegema oma esimest programmi, see algab vist minu ja ühe teise tantsija duoga ja siis me tantsime ja muusika hakkab skippima. Nagu muusika nagu läheb nagu edasi, hüppab tagasi, läheb edasi, vabandust, ja hüppab natuke tagasi ja nagu niimoodi juhtub terve see nagu kava ja ma olin nagu ma nagu peas mõtlesin, et meil on programm kokku lõigatud, ta ei lase nagu eraldi laule, ehk terve programm teeb ju niimoodi. Nii, me tantsime ära selle duo nagu skippiva siukse lauluga, me õnneks nagu saime mõlemad aru, et laul skipib täiega ja me suutsime nagu ikkagi nagu hea asja suht korda saata. Me läheme lavalt maha, teised tantsijad tulevad peale ja siis nagu ma olen nagu, kas me tantsime selle programmi lõpuni või mida me nüüd teeme, meil on 15 minutit skippivat laulu lihtsalt, nagu publikul endal hakkab imelik vaata. Ja siis ma lähen lavale, sest et DJ on ka laval, ma lähen tema juurde, ma olen nagu, et vabandust, mis toimub ja ta nagu karjub mu peale, niimoodi, et kogu publik näeb, ta lihtsalt karjub mu peale, ta on nagu mingi, et see on teie süü, teie tõite selle muusika ja hakkas mingit sukest asja jamama onju. Ma olin lihtsalt nagu, okei. Ja ma läksin ära. Ma olin nagu, las siis jääb nii, okei, tantsime siis selle ühe programmi niimoodi onju. Aga see DJ otsustas, et ta paneb selle programmi algusest. ja siis need tantsijad, kes olid laval, nad said uuesti meie tuua laulu. ja nad pidid tegema seda kava, kuigi nad polnud õppinud seda kava. Ja ma ei tea, mida nad laval tegid, sest me vahetasime riideid juba nagu järgmiseks kavaks. Ja see oligi see, et tantsijad kõik vahetusid nüüd igasse kavasse ära. Meil oligi nagu väga suur probleem ja see oli nagu ainuke kord, kus meil on laval täiesti pekki läinud. Aga see oligi nagu see ka, et meil on vaata 2 programmi vahel paus, et siis selle pausi ajal ma suutsin nagu teise programmi nüüd õigesti saata, et ma ei tea, seal oli nagu vist nendepoolne DJ mingi süsteemi viga, et minul pulgal kõik toimis, mina ei toonud halba muusikat, see oli nende probleem, nii et ma saatsin neile lihtsalt drive-lingina ja siis õnneks teine programm ilusti toimis, aga seal oli ka see, et see oli vist kellegi sünnipäev, kui ma õigesti mäletan, ehk inimesed olid natuke joonud ja siis me läheme teise programmiga lavale, samal päeval siis samal üritusel ja siis üks meesterahvas otsustab, et ta tuleb meiega koos tantsima. Ta tuleb ka lavale. ja ta lihtsalt on seal ja mitte keegi nagu publikust ei aita. Nagu mitte keegi nagu ei, mitte keegi, nagu mitte ükski tema sõber ei kutsu teda ära ja nagu siuke, aga õnneks ta vist sai natuke aru, sest et me vehkisime oma jalgade ja meil on kontsad, vaata. Ta vist sai aru, et natuke ohtlik on. Siis ta läks ära ja siis me hakkame oma teise programmi viimast numbrit tegema ja me oleme siis kõik koos laval 5 ja mingi naine üritab meile lilli anda. Nagu keset kava, nagu lihtsalt tuleb lilledega, üritab anda ja nagu me lihtsalt vehime, see oli mingi show kava ka, kus on haigelt, nagu see ei ole mingi rahulik, vaid me lihtsalt vehime mingeid trikke ja mingeid suuri jalgu ja lihtsalt tuleb lilledega, siis see oli ka väga huvitav, me ei saanud seda vastu võtta keset kava, aga siis kui meil lõpukummordus tuli uuesti, siis me võtsime selle vastu, et see oli nagu ainuke kord, kus on laval väga suur ebaõnnestumine toimunud. See trepilugu on küll mu lemmik. Kõigi lemmik, jah. Ja see tüdruka sai nagu kõik korda ikka. Ja ta läks uuesti kohe lavale peale seda ka. Ei no, nagu ta oli see, tal kukkus trepp pähe ja siis ma olin natuke paanikas, aga samas ma tahtsin täiega naerda, sest et see olukord, mis praegu toimub, on ikka, no kuidas see võimalik on, ma siukses olukorras olen praegu. Ja siis ma ikkagi tunnen, et ta hakkab nutma, nagu natuke, nagu nutumekk oli kurgus, aga ikkagi nagu õnneks ei hakanud nutma ja siis ma olin nagu, me pidime koos kohe järgmisesse kavasse minema, nagu järgmise kava algusesse. Ma ütlesin, ma alustan soolona, et nagu, et ma lihtsalt lähen üksi, ja siis ma läksin, ja siis ta tuli järgi, nii et ta vist taastus seal, ja siis ta tuli, tegi koos minuga kava lõpuni, aga ta oli ikkagi, no kõik oli hästi selles mõttes, et mitte mingit õnneks nagu muhku või mingit asja ei tulnud sellest. Okei, hästi. Vah, see tantsielu. mida kõike nagu
ei juhtu . ei , Aga- backer on alati lahe , seal toimub . aga kas sul nagu modellinduses või missinduses on ka midagi backstage'is nii sellist meeldejäävat juhtunud võib-olla ? see oli , neid kindlasti on rohkem , lihtsalt praegu , mis mul kohe pähe tuli , on 2 asja . seal on ka suht kiired riietevahetused , sest et meil on nagu , mõtleme 10 modelli , aga mingi 30 riietust . ehk sul on nagu iga 10 tagant järgmine riietus vaja nagu kõndida lavale . ja aga no modellid kõnnivad suht kähku ja vahepeal on lava suht lühike , nii et sul ei ole aega väga riideid vahetada ja nüüd see juhtus just nüüd , augusti lõpus . meil oli ühel budaaripeol moeshow ja ma jõudsin nagu oma viimase nööbi kinni sekund enne , kui ma läksin lavale . ma nagu juba kõnnin lavale ja ma veel panin nööbi kinni ja ma olin laval . see oli nagu nii stressirohke , sest seda juhtub tegelikult mega tihti , et sa jõuad nagu väga-väga viimasel sekundil nagu ja sul on see ka , et disainer peab tavaliselt vaatama üle , milline sa välja näed , nagu et kas sul on riided õigesti seljas , see on tema looming ikkagi , aga ta vist isegi ei jõudnud seda teha . see oli nagu väga-väga kiire minek , aga õnneks jõudsin õigesti riietega lavale . aga Pariisi Fashion Weekil oli mul niimoodi , et ma ei mäleta seda , miks see nii oli , aga mu kleit oli täiesti haaknõeladega minu külge kinni pandud . nagu see oli niimoodi , et see kleit vist ei olnud nagu üldse valmis , ta oli nagu väga poolik töö ja lihtsalt kõik õmblused olid haaknõetega . ja nagu ma olin ainuke , kes niimoodi läks lavale , nagu kõigil teistel olid mingi ilusad kleid , okei , mul oli ka , ta oli väga ilus ikkagi selles mõttes , aga ta oli nagu sisu oli lihtsalt haaknõelu täis . nii et vahepeal nagu juhtub ikkagi see ka , et laval tegelikult ei ole nagu õige produkt , et ta on ikkagi tegelikult poolvalmis . et nagu siukseid asju juhtub pigem modellinduses . või ma mäletan , mul oli Moskva moeshow'l , kui ma Moskvast käisin , siis ma kandsin hästi palju turtleneck'e , mul oli mingi turtleneck'ide era ja siis ma läksin oma seeliku ja ma musta hästi-hästi nagu mingi nagu siuke slimmi turtleneck'iga sinna juuksuritooli , ma olen Venemaal , ma ei taju jällegi vene keelt onju , ma lihtsalt teen , mida nad teevad minuga , ma olin alati see , et go with the flow nagu onju . ja siis ma olen seal juuksuritoolis ja siis ta hakkab mul nagu siukest asja teeb minule , nagu võtab , paneb nagu sõrme nagu pluuse vahele , teeb niimoodi ja siis ta hakkab täiega rääkima minuga , ma nagu ei poнимаю , vaata , ma ei saa aru , mida sa räägid , onju . ja siis tuli välja , et ma pean nagu ära võtma oma pluuse , et mulle saaks lokke teha , sest mul tulevad nagu suured lokid ja mul pannakse need suured svammid pähe , vaata , et ma nagu pool päeva olen nendega . ja siis , aga mul oli nagu see , et mul ei ole pluuset nagu teist kaasas , mida ma teen , aga mul oli nagu bomber , aga see bomber oli nagu läbipaistev bomber ja ma olin nagu väga pisike , ehk ma veel ei kandnud nagu pesuga , vaata . ja siis mulle nagu räpiti sall ümber keha ja mulle pandi see bomber peale ja siis ma pidin pool päeva niimoodi olema , sest et mul oli väga liiga tight riided , nii et sellest ma nagu õppisin seda , et alati moeshowdele sa lähed nagu riietega , mis saad nagu üle pea tõmmata . et ma tavaliselt lähengi nagu nii , et mul on pesu ja siis mul on mingi lukuga pluuse või mingi nööpidega pluuse , et ma üldse ei käi enam riietega , mida peaks üle pea tõmbama , sest et liiga palju on juhtunud siukseid asju , et üle pea tõmbamiseks pannakse mingi suure kott pähe , et nagu meik ei läheks laiali või no mingi hästi mingid ekstreemsed äravõtmised on seal riietega , et pigem alati käi hästi nagu neutraalsete ja lihtsasti eemaldavate riietega . aga rääkides üldsegi modellindusest , siis kuidas sa jõudsid sinna modellinduse maastikule või pikalt sa oled sellega juba tegelenud ? no see oligi siis , kui ma 10 olin , siis ma nagu läksin sinna esimesele missivõistlusele , sealt ma sain sellesse modelliagentuuri ja siis sealt alates ma olengi nagu teinud seda modellindust ka , ehk siis moeshow'd ongi nagu vist esimene suur oligi see Moskva Fashion Week . ehk siis ma käisin Moskvas , ma olen käinud ka Sankt-Peterburis , Rootsis , Lätis , no väga no Pariisis , et ma olen kõndinud hästi paljudel moelavadel , välismaal ka ja suht palju , Monte Carlos on mul olnud pildistamine , seal juhtus mul siukene asi , et see oli jaanuaris , oli Monte Carlos pildistamine , Monte Carlo on vaata seal Prantsusmaa ja Itaalia kuskil kandis onju , ehk jaanuaris on siuke 10 kraadi , nagu ikkagi nagu soojem kui Eestis , aga nagu ikkagi külm , nagu tahaks ikkagi happe selga panna . ja siis mul oli siuke Sametist või Siidist kleit , mingi kallis kleit ja mul pandi see kohe selga , nagu tavaliselt ei panda seda kohe selga , mul on pildistamiseni jäänud mingi 5 tundi , ärge pange mulle palun seda veel selga . aga igastahes tulid nagu see , et me ei saa sulle pärast seda selga panna , sest sul tehakse juuksed ja meik ära , et sa pead selle kohe selga panema . aga selle kleidiga reeglid ei istu , ei söö , ei joo , ei liiguta palju , oled lihtsalt oled staatilises poosis . mulle tehti soengut püstiselt , meiki
püstiselt. Ja siis mul oli see, et mul ei olnud kõrvaauke, ma tegin kõrvaaugud paar nädalat tagasi, lõpuks ometi. Mul ei olnud siis kõrvaauke ja siis mul hakati lisaks kõigele, ma olin seal nii väsinud, kõrvarõngaid läbi kõrva suruma, nagu lihtsalt paneks sulle kõrva need, vaata. Siis ma olin ka nagu, ma sain nagu mingi looki šoki sellest, et nad hakkasid mulle kõrvarõngast nagu kõrva suruma, aga nad ikkagi lõpuks ei teinud seda, nad ei saanud ühtegi läbi ka, onju, ma ei lubanud ka. Ja siis mäletan nagu keset soengu tegemist ma minestasin ära. Sest et no ikkagi nagu pole söönud, pole joonud, pead seisma, lakki on tuba täis lihtsalt. Oled nii väsinud. Ma minestasin ära, siis mul lubati istuda. Siis ma istusin natuke ja siis oli aeg pildistama minna, see oli mingi moeajakirja pildistamine siis ja see oli jaanuaris, see oli õues, väga külm, tuuline ilm oli ja mul oli ainult see kleit. Ainult see kleit ja mul ei olnud mitte ühtegi nagu soojendusasja peal. Meil ei olnud kunagi sukki jalas, nagu see on siuke hästi lihtsalt lühike kleit ja ma mäletan, mul olid nagu küüned tumesinised ja mul olid huuled tumesinised ja ma olen mingist ajakirjast, ma olen ka näinud neid pilte. Nad ei suutnud mu huuli vist täiesti nagu roosaks photoshopida, nii et mu huuled on nendel tumesinised. Et see oli nagu väga-väga külm, et nagu siukseid pildistamisi on ikka tulnud, kus on tegelikult ikkagi tahaks natuke nutta, aga nagu mis oli ikka nagu modellielu on suht selline, et vahepeal ikkagi teed väga ekstreemseid ja väga ebamugavaid asju. Nii et see on kindlasti üks top asjadest, mida nagu natuke ei tahaks uuesti teha, et see kestis nagu mingi 9 tundi kokku ja lihtsalt nagu selle kleidiga olla ja söömata ja joomata ja püstiselt ja külma tuule käes, see oli ikka rets. Sama asi mul Rootsi kruiisil ka olnud, mul oli seal selle sama ajakirja pildistamine ja siis see oli ka nagu suht hilis õhtul. Me läksime sinna õue, nagu sinna laeva selle õue osale. Väga-väga tuuline oli. Seal samamoodi on mul üks lühike kleit seljas ja piltidel on näha mu tumesiniseid huuli. Nii et jah, siuke väga külmasi shoot'e on pidanud vahepeal ette võtma. Sa pead üles otsima need pildid, hakkan nalja tegema selle. Neid leiab, kui ärge mind guugeldage. Neid leiab väga lihtsalt tegelikult. Aga kui sa peaksid valima, kas nagu missindus või modellindus või tants, nagu noh. Oi, Rebecca, sa ei saa mulle nii. Siis mis oleks see nagu noh, cheerlist? Nagu see on mul aastatega muutunud. Mul kunagi oli missindus, modellindus, tants, aga praegult on lihtsalt see, et ma tegelen tantsuga ju igapäevaselt. Et praegult peab olema tants number 1 lihtsalt. Ja noh, praegult on siis tants, modellindus ja missindus, kuna modellindusega ma siiamaani tegelen, aga nagu suht vähe, et pigem olen nagu no eelmine talv olin näiteks nagu mingis telereklaamis ja vahepeal nagu mingite brändide reklaam nagu, aga moelavadel ma olen pigem nagu ainult nüüd mingi 2-3 korda aastas, et nüüd ongi mul järgmine nagu suur moeshow ongi oktoobris see Tallinn Fashion Week, mis on siis Eesti nagu suurim moeshow põhimõtteliselt ja siis nüüd see oktoober ma kõnnin ka seal, et nagu need on siuke iga sügis ja iga kevad, et praegu eelmine kevad oli mu esimene kord, siis see toimus Kalev spaas basseini peal. See oli väga hirmus, sest meil olid nagu kõrged kontsad ja siis basseini vee peal see lava ei ole stabiilne, see lava oli reaalselt selline ja sul on kõrge konts ja see lava nagu see materjal ei olnud sile, vaid ta oli nagu selline. Ehk sa kõnnid nagu siukse lava peal, mis veel teeb niimoodi ja sa kõnnid nagu pikka maad kõrgete kontsadega. Ma lihtsalt hoidsin laval hinge kinni. Ma olin nagu palun ära kuku vett, aga mingid artikleid ma nägin, kus modellid olid vees ka. Nii et ja ma nägin ka, keegi kukkus ka vette või ta hüppas. Ma ei tea, kas ta kukkus või ta hüppas. Aga ma olin lava taga ja üks modell tuleb nagu märgrott lihtsalt. On nagu näha, et ta on just basseini veest tulnud. Nii et siuksed väga huvitavad moeshowsi on vahepeal. Nii et praegult on kindlalt tants number 1 ja modellindus 2 ja missindust praegult üldse ei ole. Kuigi mul praegult nagu tagakuklas tegelikult nagu mõned kuud on käinud, et kas ma tegeleks sellega rohkem, aga lihtsalt võib-olla sellepärast, et mul on praegu nii palju vigastusid, nüüd ma ei saa nagu tantsida niimoodi, kuidas ma tahaks. Et äkki läheks nagu oma vana hobi juurde mingil määral tagasi. Samamoodi on klaverimänguga. Ma tegelikult mängisin klaverit ka, aga nüüd ma pole seda mitu aastat teinud, sest et noh, pidin midagi ära jätma, kui ma tahan nii suure koormusega tantsida. Ja siis, et ma olen mõelnud, et läheks mingi vana hobi juurde tagasi, aga hetkel veel üritan tantsida nii palju, kui ma saan ja teha teisi asju siukse low-key. Aga kui me võtaks nagu 5 aastat tagasi perspektiivist, mis siis see list oleks?
missindus number 1, ma arvan. Missindus number 1 ja siis modellindus ja siis tants. Et see missindus ikkagi nagu väga meeldis mulle. Nagu tegelikult nagu missindusega tuleb ka kaasa modellindus, nad on suht nagu tegelikult käivad käsikäes. Nagu et need ei ole nagu nii erinevad hobid ka, et ma tegin seda kõike sama modellikooli alt ja nagu ei olnud tegelikult nii palju erinev, lihtsalt ongi, et missinduses on need võistlused. Modellinduses nagu on siuke ongi moeshow'd, pildistamised, videovõtted, muusikavideod ja kõik siuke asi, aga missindus on nagu see sinu enda põhimõtteliselt nagu välimusolek, personality, kõik see, et seal on nagu see top, et sa ei ole nagu kellegi reklaam nagu, vaid sa oled iseenda reklaam nagu. Modellina sa oled kellegi reklaam nagu. Et need on nagu selles mõttes erinevad, et kindlasti 5 aastat tagasi ma olin siuke igal pool modellinduse ja missinduse maailmas ja tantsu siis nii väga ei armastanud, aga nüüd olen leidnud selle kirja hoopis tantsuvast. Annalisa, kas sul on endal muidu mingisugused fun fact'e või nagu mingised selliseid enda kohta? Jah, nagu sellised fakte, mida keegi nagu tegelikult ei tea. Niimoodi panete tanki mind. Ja. Mida keegi ei tea. Ma arvan, et siukest ei leia. Ma olen nagu hästi palju on tantsumaailmas küsitud seda küsimust, räägi oma fun fact'i, siis mul alati main on see, et mul on vasakujalgne. Nagu, sest mul nagu tantsus, see on tegelikult minu jaoks suht ebamugav, et ma olen vasakujalgne, sest eriti nagu lüürilises stiilis, kui ma teen lüürilist gruppi, seal on enamus paremajalgsed, ehk koreograafia on paremale poole, ehk ma tantsin kogu nagu grupikava enda halvast jalast siis, mis on nagu alati võistlustel minu jaoks nagu mega ebamugav, aga ta on arendav, ma alati tuletan endale meelde, ma siis oskan mõlemat jalga. Et alati see, et mul on vasakujalgne. Ja teine fun fact, mida ma alati ütlen, on see, et ma ei suuda porgandit süüa. Ei, porgandiga minu juurde ei tule. Ja miks? Ma ei tea. Mul on nagu kunagi ammu ühes mingis laagris mulle tuldi nagu beebiporgandiga, et söö päriselt, see on nii hea, mulle nii meeldib, nagu söö. Ja nad nagu panid mulle suhu selle, nagu nad surusid selle suhu mulle, ma sain sellest vist mingi low-key trauma. Ma nagu ei suuda porgandit süüa, nagu ei, ma ei neela seda alla, ma võin seda närida, sa isegi maitse on nagu üleelatav, aga ma ei neela seda alla, mu keha keeldub seda alla neelamast, ma nagu enne olen nõus oksendama, kui porgandit alla neelama, nii et nagu see on aga mul ühtegi nagu siukest juicy't fun fact'i, mida teile siin troppida praegu vist ei ole. Ma arvan, et see on okei. Ma arvan ka, et see on okei. Ja et sa oled täna väga palju ennast avanud siin. Jah, ma arvan, et nii mina, Liisu, kui ka meie kuulajad, vaatajad said praegu väga palju see missindus ongi see, mida väga paljud mu kohta ei tea, sellepärast, et kui ma käisin selles modellikoolis, siis ma ei võinud seda enda sotsiaalmeedias jagada, et nagu ma võisin nagu backstage'i jagada, aga mitte kunagi neid, mis tuleb nagu päriselt laval või mis on fotograafitud pildid, videod, mitte midagi, mul oli nagu enda modellikooli Insta-konto siis, et kus oli siis ligipääs nii mul kui ka modellikooli omanik oli, siis ta postitas nagu minu asju nagu ainult sinna, et ma ei võinud enda kontole neid panna. Kui te scrollite minu Instas väga alla, seal tegelikult üks nagu postitus on, kus ma sain selle Little Miss Kindness World tiitli, et seal ma kuidagi moodi smugeldasin enda kontole need, aga see oli vist juba see, et ma vist natuke hakkasin siis ära tulema juba sellest modellikoolist, et ma ennast nagu jolo, panen natuke endale ka, aga need ei ole professionaalsed pildid, need on lihtsalt nagu telefoniga tehtud, nii et jah, sellepärast ma pole üldse jaganud seda nagu enda sotsmeedias, sest et ma lihtsalt ei võinud. Aga kas see oli nagu mingi lepingu-based reegel või sellist nagu öeldi, et tead, kui sa paned öeldes ei mäleta, kas oli lepingu-based või mitte, sest et neid lepinguid oli nii palju. Neid lepinguid oli tohutult nagu hästi paljudel, nagu igale võistlusele tuli ju leping ja mingi kõik photoshoot, nagu hästi palju oli lubava igasuguste asjade jaoks, sest ma olin vaata alaealine ka, et nagu mul oli vanema lubava igasuguste asjade jaoks ja siis ma ei teagi, kas see Insta-konto oli lepingu-based või mitte, aga võib-olla oli lihtsalt see, et öeldi, aga nagu kõigil siis, kes olid minu modellikoolis, neil oli see nagu enda modellikooli Insta-konto, kus oli siis modellikooli nimi ja siis eesnimi, aga neid enam ei ole. Wow. Ma arvan, et selle väikse fun factiga me tõmbame siis vaikselt otsad kokku. Aitäh, et sa tulid. Aitäh, et kutsusite. Aitäh kuulamast ja näeme järgmine kord. Ciao, ciao.